oleme Kristallikeskuses teinud äsja remondi. Meil on palju uusi tooteid ja meil on väljas ka väga palju erinevaid kristallifotosid, mida võib vaadata ja soovi korral ka kaasa osta. Kas need kristallifotod on samamoodi ravivõimega või mingisuguse mõjuga nagu kristallid ise? On küll, kuna nad on, eriti kui me räägime nendest kristallimandala fotodest, siis nemad on eelnevalt puhastatud, laetud, tasakaalustatud, programmeeritud ja pühitsetud niimoodi, et vahetult enne foto tegemist, nii et sinna fotole on salvestatud see vägi võimendatud kujul, mis neis on. Kristallidesse inimesed suhtuvad erinevalt, kes on abi saanud, need usuvad ja ostavad juurde ja kes arvavad, et need on lihtsalt ühed suvalised kivid, mida sa võid ka tänava pealt üles korjata, tasku panna ja kui hästi usud, siis ikkagi asjad toimivad, aga tegelikult missugust mõju siis need kristallid avaldavad ja miks näiteks inimesed võiksid või lausa peaksid endale neid muretsema? No see on iga inimese muidugi vaba tahe, kas ja kui palju ta neid kristalle kasutab, aga üldiselt toimivad kristallid niimoodi, et kui me paneme nad enda energia välja, mis on siis umbes 50 centimeetrit kehast vähemalt, siis kristall hakkab mõjutama inimese energia välja ja läbi selle energiavälja ka füüsilist keha. Ja see mõju on põhimõtteliselt kohene, et kohe energiat muutuvad, nii kui me kristalli enda energia välja paneme. Jah, täpselt nii nagu kristalliteraapia käib, et paneme inimesele kristallid peale, teatud aja nad seal peal on ja nad muudavad kohe inimese energia välja ja reeglina see seansside arv sõltub muidugi väga palju inimese olukorrast. Ütleme, mõni inimene saab abi 1 seanssiga, mõnel on vaja 20 seanssi, täiesti sõltub, aga keskmine arv on 4-6 seanssi. Et jääks see tulemus ka püsima, sest enamikul juhul, kui inimene tuleb näiteks 1 korraks, see on tõesti lühikene abi, et see energiaväli läheb tagasi pärast seda, kui kristallid ära võetakse pealt. Mõnikord ravikuuriga on ka nõnda, et ravi on küll edukas, aga täiesti normaalne, et alguses esinevad tagasilöögid. Kuidas on kristalliteraapia korral? Kristalliteraapiaga täpselt samamoodi, nagu kõikide teiste tervendusmeetoditega, et esineb tervenduskriisi. See tähendab siis seda, et enne, et läheks paremaks, peab minema hullemaks. Mitte ei pea, vaid ta läheb hullemaks. Näiteks mingi põletikuline protsess teraapia käigus, see võib inimesel suisa valutada, et see koht hakata valutama ja niimoodi kuni 4 seanssi järjest ja siis hiljem hakkab paremaks minema. Et see on täiesti normaalne kogemus. Missugust teraapiat veel sa pakud Kristallikeskuses? Näiteks lisaks klassikalisele kristaliteraapiale veel kristallireikit. Näiteks ja kristallireiki on siis selline teraapiameetod, kus me kasutame kristallide väge ja kasutame ka reiki energiat, mis kanaldatakse läbi kristallide. Niimoodi, et kristallivägi suureneb, kristallid saavad sellest väge juurde ja see tulemus on siis umbes 3-kordne võrreldes sellega, mis on näiteks klassikaline reiki üksinda või siis kristalliteraapia. Et soovitan inimestel tulla seda kogema, kas teraapiana või siis suisa kursusele tulla, et õppida ise kasutama neid kristalle. Et alati ei pea ju sõltuma kellegist teisest, vaid on võimalik õppida ise kristallide kaudu ise ennast ja teisi aitama. Mis tähendab seda, et tegelikult selleks ei ole tarvis mingisuguseid erilisi ravitsevõimeid, vaid peamiselt head tahet? Jah. Just kõik on õpitav, sest kristallide puhul me kasutame ju kristallide energiat, et loomulikult siin tuleb neid asju nagu õppida ja osata, aga see on kõik õpitav. Ja seda saab õppida siis sisemise tarkuse koolis Universus, mis toimub siin need kursused siin samas Kristallikeskuses. Kas on ka selline võimalus, et mõne inimese käes kristallid lihtsalt ei hakka tööle või toimima? Mina ei ole sellist inimest kohanud, kellel ei hakka tööle. Et varem või hiljem kristallid töötavad igal juhul. Et see, kas inimene oskab neid parasjagu nendega suhelda ja sügavuti töötada, see sõltub tõesti inimesest endast. Aga kristallid töötavad igal juhul. Kristallikeskuses saab ka ise ehteid meisterdada. Teraapiana mõjuvad nii kristallid ise kui ka nendest ehete meisterdamine.
loomulikult, kuna need meie kristallikeskuses olevad kristallid, et nende eripära on siis see, et meil on ainult looduslikud kristallid, et me oleme selle poolest nagu olemegi spetsialiseerunud ainult looduslike kristallide müügile ja ka teraapiaid teeme ainult nendest loomulikult, sest ainult looduslikel kristallidel on tervendav vägi, et teistel ei ole ja me ei kasuta siin ei sünteetilisi, ei värvitud, ei kiiritatud, ei kuumutatud kristalle ja sama puudutab ka neid samu kristallist pärleid, millest siis on võimalik teha endale ise ehteid. Ja loomulikult, kuna nad on looduslikest kristallidest tehtud, siis loomulikult neil on ka vägi olemas. Aga sina teed ka kristallimandalaid. Mis imeväega nemad on ja miks sa neid teed? No kristallimandalad hakkasid minu juurde tulema paar aastat tagasi, kui mul oli tekkis selline sisemine vajadus neid mandalaid teha ja nüüd tänaseks päevaks ma praktiliselt igale päevale teen oma mandala selle vastava päeva energia ja nende kristallide energiale nii-öelda vastavalt. Ja ma olen hakanud viimasel ajal ka neid pildistama ja praegu ongi võimalik kristallikeskusest osta minu kristallimandalate fotosid ja need fotod on tõesti sellised, et enne fotode tegemist on need kristallid ära puhastatud, ära laetud, tasakaalustatud, programmeeritud, pühitsetud ja hiljem ka nii-öelda õnnistatud enne selle foto tegemist. Et sinna on salvestatud siis see kõige ehedam kristallivägi võimetatud kujul. Samas saab ka e-poe teenuseid kasutada, ehk siis kes kristallikeskusesse ei jõua või elab kusagil teises linnas, on võimalik tellida tooteid. Jah, e-pood töötab meil juba 2013. aastast ja on võimalik siis kõiki meie tooteid tellida e-poest. Meie valime need kristallid, mis inimene on tellinud, me teeme taotluse spetsiaalselt selle inimese jaoks. Küsime tema jaoks seda hetkel seda kõige õigemat. Näiteks kui inimene tellib mäekristalli, siis me palume tema jaoks spetsiaalselt just seda mäekristalli, mis teda hetkel talle kõige paremini sobib ja teda hetkel kõige paremini aitab. Ja ehk siis me valime need hästi personaalselt ja pühitseme ja nii-öelda õnnistame need enne postipanekut. Kristallikeskuses on võimalik osaleda mitmetel kursustel, et kristalle põhjalikumalt tundma õppida. No siia on oodatud tegelikult kõik need inimesed, kes tunnevad tõmmet kristallide vastu. Et sõltumata sellest, kas inimene teab kristallidest midagi või üldse ei tea, see pole üldse tähtis, sest igale inimesele leidub siin midagi. No näiteks lisaks sellele, et saab õppida kristalliterapeutiks, läbides kristalliteraapia erinevad astmed 1–4, saab õppida ka kristallireikit, samamoodi esimesest 4 astmeni. Siis on erinevad sellised kursused nagu kvartsiteraapia, seleniditeraapia, kristallimassaaž, siis kristallide erinevad õpitoad, nagu näiteks hästi populaarne kristallide õpituba on võltskristallide tuvastamine, kus me õpime siis eristama õigeid kristalle nendest võltsitud ja sünteetilistest kristallidest, mida päris palju siin maailmas pakutakse, internet täis on. Et inimene õpiks ise vahet tegema, sellepärast, et paljud tulevad meie juurde oma ostetud kristallidega, on väga õnnetud, kui me pärast ütleme, et oi, et see on sul sünteetiline ja see on sul värvitud ja see ei tööta ja see ei toimi. Et seda on võimalik ise siis omal nahal selgeks õppida. Siis on veel sellised näiteks kristallimandalate ja kristallimaatriksite valmistamise kursus, kristalliessentside valmistamise kursus, väga palju erinevaid näiteks kristallide kasutamine näiteks suhete parandamiseks, külluse suurendamiseks ja nii edasi. Et seinast seina ja kes tahab, saab vaadata neid kursusi meie kodulehelt ehk siis Sisemise tarkuse kooli Universus kodulehelt universus.ee. Seal kalendri all on siis kursuste nimekiri kõik, mida me pakume ja millal need toimuvad erinevates Eesti linnades, sest me ei toimeta ainult Tallinnas nende kursustega, vaid käime ka näiteks Tallinnas, lisaks Tallinnale Tartu, Pärnu, Rakvere, Viljandi, nüüd tuleb Jõgeval ja ka Saaremaal
ja alati, kui meil on kursused kuskil, siis meil toimub, me võtame kaasa ka oma kristallid, meil toimub ka pärast kursusi kristallimüük, nii et kui keegi tahab neid päris looduslikke kristalle endale soetada, siis saab seda alati siis soetada, kui meil kuskil kursused on.